Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Saade Kokka koos Antsuga on eetris ja Ants on nüüd siit stuudiolaua tagant läinud meie raadiokööki. Saate seda ise ka kõike jälgida Tre raadio Facebookist. Minge vaadake ja kuulake ja tehke järgi. Nii, Ants on nüüd köögis ja mis sa seal tegema hakkad? No nii, ma juba tükeldasin siin rohelist sibulat. Kindlasti oli kuulda eetrisse, kuidas käis üks tšah. See kõik siin köigub nagu laeva peal ja selles suhtes on mõnus. Nii, selleks, et seda retsepti järgi teha, teil on vaja keeta siis koorega kartulid ehk siis, mis need on? Koorega kartulid on ju ruinakad. Mitte siis tuhlised, vaid siis just ruinakad, kes seda ei teaks. Sul on vaja siis keeta, või sul või teil vahet ei ole, kes seda kõike tahate järgi teha. On vaja keeta ruinakaid. Mina keetsin need valmis, sest muidu meil oleks väike stuudio auru täis olnud. Siis on meil sibulasoolvesi. Sibulasoolvet mina tegin ta punasest sibulast ja see on väga lihtne. Põhimõtteliselt äädikas, sool ja õli ja sibulad ja selleks, et see sibul jääks siuke mõnus, on siis vaja seda hästi kuumalt keeta 1 minut ja kohe panna külmkappi, et see ära jahtuks. Oota, aga need runjakad, need koored jäävad sinna peale? Jaa, koored jäävad sinna peale. Aga siis me saame kasutada ainult värskeid kartuleid või kui me võtame vanad mingid seakartulid, siis need ei kõrva? Ei, vanu seakartulid, ärge võtke, kas iga sööb oma kartulid ise ära. Ärge seast ära võtke nüüd. Aga need on ju tänapäeval ju värsked kartulid on aastaringselt saada. Lihtsalt see ongi hästi õhuke koor, hästi mõnus. Sest siin koore all on vitamiinid, ärge neid väga nagu ära raisaka. Ja nagu ma enne rääkisin, siis kui sa keedad koorega kartuleid, siis vesi ei lähe sinna sisse. Ja siis siin pütis on mul siis nädal aega olnud siis kilud, mis on olnud siis marinaadis, vaata sellised mõnusad, ilusad. Ja selles marinaadis ma nüüd tegin ka natuke teistmoodi, ma pärast panen teile retsepti ka, saate kõik järgi teha. On siis kasutatud natuke tüümenit, vanasti seda nii-öelda oli tüümenit, kõik Saaremaa rannad olid tüümenit täis, ta on ju tegelikult aedliiva tee. Ma mäletan lapsena, kui ma käisin ujumas seal kivi klibu peal kogu aeg, siis ma tuterdasin sinna randa ja siis mul kogu aeg jäid sinna varba vahele, sinna plätadega läksid, kogu aeg jäid varba vahele need tüümeni oksad ja need lõhnasid kuidagi nii hästi. Kogu aeg mõtlesin, mis asi see on, mis lilled siin on. Ja lõpuks sain suuremaks, sain targemaks ja inimesed ise said ka aru, mis asi see on. Siis mõtlesin, ma tallasin kogu oma lapse peale tüümeni põldudel. See ei ole normaalne. Nii, aga teeme siin mingi ilu ka. Paneme need runnakad siia ilusti talliku peale. Paneme, kui ilusti need panna saab. Siis paneme natukene silgusoolvett, paneme need sibulad siia ümber ringi. Naks. Et oleks ikkagi, teeme sükse mõnusa laheda toidu. Nii, ja siis paneme, et oleks värvi ka, paneme rohelist sibult ka, ega see roheline sibul halb ei ole. Annab talle ikka mingit värvi ka. Ja nüüd paneme need sillerdavad ja nii-öelda öeldakse, et silk on ikka lauahõbeni, et paneme need silgud siis siia ümber nii ilusti. Ja need on seisnud siis kuskil nädal aega, valgeveini äädikas, valges veinis, tüümenis, sibulas. Ja ehtne Saaremaa toit selline, paneme natukene juurde siia asju. Nii, äkki ma leian veel midagi siit, paneme natukene sibulat juurde. Nii, paneme veel sibulat juurde. Ja paneme ühe veel siia äärde, võt selline toit, et kui sellist toitu keegi pakub Saaremaal, siis ärge kindlasti ära ütelge. Ja siin üks vend helistab mulle, siin ma ei saa praegu, aga nüüd see vend enam helistama, panin kinni. Ja võt selline toit, kus on siis värsked runjakad, silgusoolvesi, siis on silgud ise ja natuke rohelist sibulat ja seda siis süüakse niimoodi, et võetakse kartul ja tipitakse sinna silgusoolvette ja süüakse seda värsket silku peale, nii et väga saarepärane, väga mõnus, vahest on hea meelde tuletada vanu häid Saaremaa maitsed ja miks mitte neid ka tegelikult restoranis kasutada, sellepärast et need on head maitsed. Siia video lõppu veel ikkagi siis natukene selgitust, kuidas üks silk ikkagi nüüd tehakse kõige kiiremini ja kõige mugavamalt, et sa saad omale samasuguse silgu, nagu sul seal on. No võtad siis ikkagi räime ja panete soola. Ja siis tulebki. Soola kuhu sisse? Soola kuskil purki või kasti või kuskil iganes, kus sul see ruum on. Esimene kiht, sool, teine kiht, sool. Just, nii. Ja kaua see seal seisma peab, et ta soolast läheb? See peab 2-3, ütleme 4 päeva võiks seista ja siis vahetad vee ära, paned uuesti soole ja siis see saab veel 2 päeva ja on see põhimõtteliselt valmis. Põhimõtteliselt soolasilk. Ja kui see on valmis, siis võtad selle sealt välja, kui peab kuidagi ära puhastama või midagi, pesed ära ja läks valmis. Ja pesed ära ja ongi ta valmis. Nii lihtne see ongi. Ja siis sama soolvesi, mis selle on, sellega serveeriki. No tänane saade tõestas ilmselgelt seda, et lihtsuses peitub võlu.
see on küll suhke. Ja maitsega. Aitäh sulle, Ants. Ja, palun. Hei, mina olen Ants Uustalu ja Kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.